Teated näitavad, et Liibanonis on 11 hukkunut. Peaministri büroo andmetel paigutas Hezbollah teadlikult tsiviilisikud kompleksi, teades, et Iisrael kavatseb vastata. Jah, see ongi tegelikult asi, millest inimesed aru ei saa. Tegelikult rääkisin just oma emaga, kes mulle helistas. Ta on ameeriklane ja küsis, mis Liibanonis juhtus. Ma ütlesin, ema, maailm ei suuda tegelikult mõista, kui kurjad need inimesed on. Nad ründasid meie vägesid turvatsoonis. Turvatsooni mõistes räägime vaid mõnest miilist Iisraeli piirist. Meie poisid hävitavad taristut. Enesetapurünnakud Roon tuleb ja ründab neid, rikkudes sellega sõlmitud kokkulepet, relvarahu kokkulepet. Siis nad ilmselt teavad, tuginedes Iisraeli luurele, et me saame teada, kust see käsk tuli ja anname vastulöögi. Mida see mees siis teeb? Ta võtab väidetavad tsiviilisikut, vähemalt selle põhjal, mida ma loen, omaenda perekonna ja viid nad sõjaväe peakorterisse. Ma mõtlen, kes teeks midagi sellist? Vaata, kogu relvarahu kokkulepe põhineb tegelikult ühel asjal. Hezbollah ei tohi pildil olla. Kogu kokkulepe põhineb ideel, et see uus tulevik, mida kokku pannakse, Hezbollah peab pildilt kaduma. Ja teab, minut küsitakse kogu aeg, kas see tähendab, et läbirääkimised lagunevad. Ma ütlesin, et see on täpselt vastupidi. See näitab, miks läbirääkimised tuleb allkirjastada ja kiiresti edasi viia. See peab päriselt toimima, sest nagu näed, Hezbollah teeb peaaegu kõike. Ja tead, see rünnak, see ei olnud lihtsalt see, et nad ründasid meie sõdureid. Kust nad ründasid? Nad ründasid otse Belfordi kindluse piirkonnast, Al-Tahiri mäeharjalt, eks? Põhimõtteliselt, mis juhtus? See on tõesti kurjuse telg, mis ehitati Liibanonis. Aastakümneid on Iraan, võib-olla isegi Põhja-Korea välisallikate andmetel, ehitanud selle tunnelite maa. Seda nimetatakse tunnelite maaks. Ja Iisraeli kaitsevägi on suutnud nad koondada sellest mäeharjast kaugemale. Ja nad teavad, et nad on kohe kaotamas kogu oma positsiooni. See oli nagu nende teine kaitseliin. Ja seetõttu nad üritavad, enne kui me veelgi lähemale jõuame, rünnata meie vägesid, sest nad teavad, et nad on kadumise äärel.